Tänud, et saite 5 minutiga hakkama. Helle-Moonika Helme, palun. Ma rõhutan seda sellepärast, et meil on veel pikk teekond minna, meil on 8 päevakorrapunkti veel, nii et see ei ole küll ettekirjutus kellegile, aga on väga kena, kui me mahuks 5 minuti sisse. Ja aitäh ja eesistujad, ma kuigi siin meil on pikk tee veel minna, ma ikkagi võtaksin selle lisaaja siin kohe ära, sest et ma arvan, et ma ikka oma 8 minutit räägin täis. 3 minutit lisaks. Aitäh, ja. Nii et hea eesistuja ja head kolleegid ja kõik, kes meid siin praegu hilisel õhtutunnil läbi ekraani jälgivad, et tegelikult sellel eelnõul ei ole ju tegelikult midagi pistmist reaalse eluga, see on puhtalt ideoloogiline eelnõu, sest juba siin tutvustuses on öeldud, kuidas kõik siis suured börsiettevõtted peavad siis hakkama oma tegevust reguleerima ja on ette kirjutatud, kui palju siis nõukogu liikmetest või juhatuse liikmetest peavad kuuluma vähem esindatud soo hulka ja see peab siis olema, siin on ka tähtaeg ette antud, millal see kõik peab olema ellu viidud, et kuidas see kõlab. Ma arvan, et see kõlab ju tegelikult väga regulatiivselt ja väga bürokraatlikult ja siin täna ka räägiti sellest, kuidas suured börsiettevõtted on juba ägavad suurte nõuete all, kõik on juba väga ülereguleeritud ja tegelikult me oleme ju rääkinud siin sellest eriti viimasel ajal, kuidas regulatsioone peaks hakkama vähendama, mitte suurendama ja see on nii huvitav ja naljakas isegi, kuidas siis kui on vaja nagu ideoloogilist asja läbi suruda, siis tullakse rääkima meile, et põhimõtteliselt pakkuma meile mingit asja, mille sisu on see, et bürokraatiat tuleb vähendada, seda suurendades. Eesmärk on ju nii õilis, et sellest on siin täna räägitud, et eesmärk on siis õilise eesmärk on siis naiste osaluse õiglane suurendamine. Teate, õiglust maailmas ei ole tegelikult olemas, ei tule ka. Mehed ja naised on erinevad bioloogiliselt, evolutsiooniliselt. Lisaks on mehed omavahel ebavõrdsed ja naised on samuti omavahel ebavõrdsed. Võrdsust ei ole. Ei ole ega tule. Me ajaloost teame, kuhu on viinud võrdsuse ja õigluse esialgu regulatiivne kehtestamine. Üks samm viib teiseni ja lõpuks hakatakse võrdsust ja õiglust kehtestama türanlike ja diktaatorlike võtetega ja lõpuks sõditakse selle eest ja sõditakse veriselt ja tuhandeid, isegi 100 000 kaotavad selles võitluses võib-olla isegi elu, mitte ainult väärikuse, vaid isegi elu. Ja siin saalis muuseas kõlas selline etteheide siin siis paari erakonna poole, et siin ei ole nagu lähtutud juba läbi siis võib-olla siis nimekirjade koostamise protsessi ja mille kõige ei ole lähtutud soolisest tasakaalust. Et meil on Riigikogus naised tänu sellele kuidagi alaesindatud. Kuulge, liberaalid, alles te peksite just ühe väga targa ja pädeva naise siit Riigikogust minema. Panite püsti poliitilise protsessi Kert Kingo suhtes, täiesti ebaõiglase ja kiusliku. Ja muuseas, sotsid algatasid selle protsessi, Riina, sina ise korrukomisjoni juhina algatasid, viisid selle täiesti, Kert ei teinud midagi ebaseaduslikku. Sa lihtsalt läksid ja viisid selle mingisuguse teabe kaaposse, ütlesid, et näete, vaadake siia sisse, siin vist toimub midagi ebaseaduslikku. Hea kolleeg, ma hetkeks segan, et õigust mõistab Eesti Vabariigis ikkagi kohus, nii et selles mõttes ei ole põhjust ühtegi Riigikogu liiget süüdistada. Ja ma jõuan selleni, hea eesistujad, ma jõuan ka meie õigusriigi juurde. Ja täiesti ebaõiglaselt algatati protsess ja ainult sellepärast, et ta oli konservatiiv ja nüüd tulete te meie kallal tänitama, et miks meil siin Riigikogus nii vähe naisi on. Häbi teil olgu. Kui kolleegid, kui inimesed, oleksite te pidanud Kerti kaitsma, mitte kiusama, Riigikogust välja kiusama, sest te teate ise väga hästi, et ta ei teinud midagi valesti, te ise teete seda sama kogu aeg. Aga nii tore oli ühte naiskolleegi nõia jahtida, kätte maksta. Mille eest? Kert oli tark ja tubli ja väga pädev Riigikogu töös. Ja te ei kaitsnud teda.
vaid andsite kollektiivselt jalaga, pugedes õigusriigi praeguseks väga plekilise fassaadi taha. Ja saite nüüd mida? Seda, mille vastu siin pead väristades võitlete, saite ühe naise Riigikogust vähemaks ja ühe mehe asemele. Nii et ärge vaadake meie otsa, vaadake peeglisse. Ja ettekandja ütles, et bürokraatiat vähendatakse ajale jalgu jäänud regulatsioone ära kaotades. Heakene küll. Tuleb ükskord aeg ja ka see tobe ja ideoloogiline regulatsioon, mida siin täna vastu võetakse, mis ei tee mitte kedagi õnnelikuks, ei loo võrdsust ega õiglust, tegelikult piirab vabadusi, et kogu see asi kaob ajaloo prügikasti. Aitäh! Aitäh!